aga kui vaja, siis rääkima. Okay. Tere, te vaatate jälle Kelder Recordsi podcasti ja me oleme tagasi üle pika aja ning meil on täna külas Võrdu Vistum ehk Maarja Luik. Et tere tulemast. Tervitus. Jõu. Et sa just andsid nüüd uue albumi välja. Kus see idee tuli? Lähme selle uue albumi pealt siis natuke tagasi eelmise albumi juurde, et nagu sa tead, siis 2,5 aastat tagasi tuli mul esimene album, siis ütleme tegelikult teine album välja Teraapia nime all. Et kui see mul valmis sai, siis tegelikult pärast seda oli selline 2-3 kuud nagu sisekaemust enda sees, et kas üldse veel kunagi muusikat teha. Aga mingil põhjusel elu tahtis, et ma veel hakkan kirjutama. Ja nüüd on täna nii, et tuli võta või jäta ka ja ma olen siin, istun sinu kõrval ja saan seda taustana kavada. Okei, aga sul oli vahepeal tükk aega paus, mingi 15 aastat. Ja. Et miks sa nüüd otsustasid uuesti nagu tagasi tulla? See on hästi huvitav, et tegelikult tead, ma olen hip-hopis või selles rap-kultuuris Eestis nagu sees on kuskil 25 aastat. Nagu. Ma just hakkasin tagasi mõtlema üks päev, et kuna see umbes olla võis, et ma olin kuskil seal 13, 14 ja kus tulid esimesed kokkupuuted selle kultuuriga ja pärast seda ma olen tegelikult olnudki nagu selline artistide toetaja, alati laividele käinud, ostnud plaate, särke, et kuidagi nagu hästi nagu pidanud oluliseks seda, et need, kes teevad, et neid nagu tõsta ja mind see kultuur on hästi palju kannud ka ja välismaist muusikat palju kuulanud, välismaa käinud ka laividel, aga mingil hetkel ma kirjutasingi ise ka tekste ja siis kuskil aastal 2010, kui mul tuli siis tegelikult siis esimene album välja, Memo EP. Et tollel ajajärgul ma salvestasin rohkem, käisin ka laive annas väikestes kohtades, enda jaoks oligi puhtalt see kõik, et sõbrad kutsusid, esinesin, aga ma arvan, et tollel hetkel, mis nagu juhtus, oli see, et kuidagi lasin seda muud elu nagu endal nagu peale tulla, et oledki juba kooli lõpetanud, ülikool on selja taga, et kuidagi pead nagu päris ellu nagu astuma ja ma tollel hetkel ei osanud seda muusikat võib-olla enda kõrval nagu nii hoida, et seda nagu ise tegeleda sellega ja ma lasin nagu lahti kõigest sellest ja samas nagu sisimas kogu aeg kipitas midagi, et ma teadsin, et kunagi võiks veel midagi teha, et kogu see minu sõprade kogukond oli seal taga, et tollel hetkel, kui ma veel nagu aktiivne olin, siis ju Otto Suits, siis täna, ütleme, minu jaoks ka legendaarne, et noor mees, kes tuli just tooled MySpace'ist, tuli ma beatidega, et me tegime loo Essence ja pärast seda ma olin ka tegelikult just kui Manipulated Mindsi hingekirjas ja tegime ühe väga ägeda laivi Tallinnas, mis on minu jaoks üks elukogemusi tänaseni. Et meil see koostöö nagu jäi ka poolikuks siis hoiku, et siis vahepeal ikka nagu sõrad küsisid, et kas sa teed veel muusikat, et võiks midagi olla ja ma kogu nagu lootsin, et ma olen hea sõber nagu Margus Vest Tartust, et oli mõtted, et võiks koos midagi teha, kogu olid plaanid, teed ja aastad läksid. Aga jah, siis oligi niimoodi, et aasta 2023 oli nagu märgiline ja siis ma hakkasin muusikat uuesti tegema, et sa võid uuesti küsida, et miks ma hakkasin tegema. Et võib-olla aus vastus on see, et elu oli minu jaoks sellises kohas, kus võib-olla mõned valikud tekitasid nagu kõhklusi, kahtlusi, miks ma üldse olen teinud, et kellele ma olen neid valikuid teinud, kas ma nagu olen endal elanud. Mul selleks hetkeks ongi mul peres 3 last, et oma väike ettevõte, et kuidagi selline läbipõlemine tekkis, et ma olen ka aastaid kogukonna elu vedanud ja ma tundsin, et ma olen nii palju välja andnud endast, et ma lihtsalt enam ei suuda. Et võid küsida. Jah, et siin on nagu, mul tekkis nagu väga palju mõtteid. Et ma võib-olla kõigepealt küsiksin, et mis ettevõte sul on? Tegelen spordiväljakute rajamisega. Eks see taust on ka see, et ma olen põline korvpallur, et see karjäär nagu või see teekond ja minu jaoks ka nagu poolikuks, et tundsin, et tippu ei jõua ja tegin lihtsalt valiku, et panustan kuhugi mujal oma energiat. Jah, et tegelikult vaated küll seda ei tea, aga me tunneme üksteist tegelikult juba, oleme tuttavad päris pikka aega, et 16-17 aastat tagasi oleme tuttavaks. Ja see oli ka nagu läbi kossu. Et läbipõlemine on tegelikult kõikidel nagu praeguses ajas on see nagu väga suur probleem. Et kuidas sa nagu tegeled sellega? Et nagu kas muusika ongi just nagu see asi, kus sa nagu
tegeled nende emotsioonidega, et see on nagu väljapääs sulle või? Ma arvan, et see on läbi aja minu jaoks olnudki mingis mõttes, väljapääs on nagu vale sõnad, siis justkui tekib olukord, et sul ei ole nagu midagi muud elus, mida võtta ja millest kinni haarata, aga ma arvan, et muusika on kogu aeg olnud selline nagu toetav vundament minu jaoks. Et muusika elust ära võtta, siis tunduks, et kuidagi ise ennast ka kaotaks. Et kuulamise mõttes ja just, et teiste nagu teekonnaga kaasas käia. Aga tollel hetkel ma mäletan ka, see oli suvi ja siis ma mõtlesin, et hakkaks uuesti kirjutama ja mõtlesin ka see, et ma hakkan paberi peale kirjutama. Tihti on see arvuti teema tekkinud ka, et trükid kuskile. Mõtlesin, ma proovin lihtsalt jõuga, et hakkangi paberi peale kirjutama, vaatan, mis saab. Ja kuidagi see asi nagu arenes, et see materjal sündiski niimoodi, et kuidagi kõik selle ängi ja need küsimused nagu suutsin sinna paberile panna. Ega ma sain aru ka, et see on päris nagu raske kõik, mis sinna nagu läheb. Aga see enda jaoks oli hästi vabastav. Et tollel perioodil ka tegelikult ma käisin ka päriselt teraapias. Et mul oli vaja nagu välist spetsialisti abi natuke. Et küsimus ei olnudki sellest, et mul nagu tohutu mingi krahh oleks elus, aga lihtsalt mul oli vaja kuidagi välja rääkida ja võib-olla keegi targem kuulab. Et võib-olla lihtsalt väljarääkimise vajadust ka, et oma sõbrad ja kõik see, oma elukaaslane, kõik see nagu üks nagu pool, aga kuidagi, et sellest nagu välja saada, et tihti ka enda lähedastega mõnikord raske rääkida neid asju. Aga selleks hetkeks jah, kui ma olin juba päriselt ise teraapias seanssidel, et ma olin ka juba selle materjali kokku pannud ja ma juba tundsin, et see juba oligi see nagu midagi nagu toimunud me sees. Et see oli ju üldse suur väljakutse, et ongi järgmine aasta ma saan 40, täisjäas mees nagu äkki hakkad siis räpp-albumit uuesti tegema, et see tega natuke selline, et see loob hoopis nagu teise konteksti ja kõik see ka, et see enne küsisid, et ma pole ju salvestanud ka pikalt, et jõuame sellest protsessist ka natuke rääkida. Aga sisuliselt jah, et minu jaoks oligi selline endast välja kirjutamine iseendale ja siis mõtlesin, et saab, mis saab. Ja. Ma mõistan seda, et minu enda teraapia teekond on olnud ka süke minu jaoks silmi avav, ehk siis, et ma usun, et meie kõigi puhul on nagu tõsi see, et nagu teraapia või nendest asjadest rääkimine on suures osas nagu enda seismise lapse nagu ravimine ja täiskasvanu eas siis nagu õigete lahenduste leidmine. Et minu arust teraapia just ongi nagu see koht, kus sa nagu ennast väljendad ja avastad, et kõik vastused on tegelikult sinus endas olemas ja kõik ka muud. Ja muusika on täpselt sama asi, et see ongi teraapia. Et ma nüüd ise ka kirjutan ja salvestan ja teen instrumentaale ja kõik ka muud. Et see on kõik nagu teraapia. Kas sa käisid siis nagu läbipõlemise põhjustel nagu seal teraapias või sul oligi lihtsalt see, et sa otsisid mingitele küsimustele vastust? Ma arvan, see oli natuke nagu mõlema, et sellisel hetkel ka elus on nagu päris keeruline, et vastutust on nii palju juba ja kohustusi ka elus, et võib-olla ma lihtsalt tahtsin enda jaoks nagu restarti teha ja tagantjärgi ka, et see kõige suurem asi, mida sealt kaasa võtta, oli see, et iseendasse vaatame just, et alati ongi need vastused on kõik iseenda sees, et kui sa mida tahad muuta, siis tuleb ise muuta ja see valik ka nagu muusika kasuks, et minu jaoks oligi ta vajalik muudatus, et ise endas nagu paremini hakata taas tundma ja mitte see tähendab nagu, kuidas ma ütlen, egoistlikult öeldes, et hakata rohkem nagu endaga tegema, lihtsalt ongi, et ise ka ennast hästi tunda ja läbi sellega nagu olla teiste jaoks parem inimene, nii kodus, sõpradele, kuskil tuttavatele, tööga seotud inimestele, igal pool nagu, et välja elada seda nagu head positiivset energiat, et sa täna näed mu siin kõrval üks mask ka, et tegelikult see võta või jätta albumi natuke jätkuks selleks, et endalt maskide maha võtmine. Et võib-olla oligi selline elu tekkis, et eks see juhtub kõigil nagu, et me saame nagu vanemaks, on kohustused, matame unistusi nagu maha, et tekivadki need maskid sõprade ja inimestes, et minu jaoks see muusika on ka siin huvitav teekond on, et justkui mingis ringkonnas mind nagu teatakse, tuntakse, et nagu muusika poole pealt, aga mõnes teises nagu keegi teagi, et ma seda nii nagu tugevalt seda teemat nagu armastan, et see on nagu minu asi, on ju. Et see oli ka minu jaoks nagu kogemus, et anda teistele teada väljapoole, et ise julged öelda, et aga see on ka minu asi, mis mulle meeldib päriselt. Et ma ei pea seda nagu varjama ja mulle meeldiks, kui ka te nagu võib rohkem huvi tunneks, on ju. Ja selleks ma pidin ise ennast nagu avama. Ja ma arvan, et see teraapia album nagu seda aitaski teha, et mis pärast seda juhtus, et ma mäletan, üks äge hetk oli see, kui siis MC Lord Mart Rauba kirjutas Virumaa Teatajas tänu sellele Westi seosele nagu väikse arvustuse nagu. Mäletan ka reaalselt, kui ma nagu seda lugesin, siis ma ei suutnud uskuda nagu. Et need nii toredad sõnad, nii siiralt oli see asi kõik kokku võetud. Lihtsalt oligi silmad olid märjad ja loen seda teksti nagu. Mõttes ei ole nagu reaalne, et ma olen siin nii vana tüüp juba, hakkasin muusikat uuesti tegema ja nii kiitav ja toetav nagu tagasiside.
et järelikult see asi läks nagu korda, noh, ja pärast seda ka, kui Linnadžunglis Kaarel mängis seda ja ka Koit pani Raadio 2 nagu korra pala peale, see tundus lihtsalt natuke, ma ei suutnud nagu uskuda nagu, et see oli mingi uus maailm tekkis täiesti, aga noh, ma ei teadnud muidugi, mis sellest kõigist nagu edasi saab, ma lihtsalt olin hetkes. Et ma nautisin seda, ma tundsin, et ma olen ise paranemise teel enda jaoks, et ma olen kõik selle negatiivse endast nagu läbi käinud, okei, tööd peab alati edasi tegema iseendaga, aga kuidagi jah, et ma võtsin nagu sealt selle olulisema vast, ma arvan, kaasa ja see tõstis tohutut enesekindlust, aga kuidagi jah, elu nagu, ma ütlen, et läks paar kuud mööda ja ma olin tagasi et ma pidin jälle kirjutama hakkama. Hästi huvitav. Jah, eks kirjutamine ongi enda emotsioonide nagu välja saamine, aga ma võib-olla siinkohal tahaks nagu mainida, et suur respekt, et sa läksid teraapiasse, sest nagu paljud meist ju tegelikult väldivad seda, et see on mingil määral nagu tabu, no nüüd selle ajal juba vähem, aga ta on mingil määral nagu tabu, et teraapiasse minna, endaga tegeleda, et sellised toksilised vaated on ka meestest vaata, et nagu, mis sa lähed sinna vaata, et noh, et see on nagu naljakas, et mul on nagu hea meel, et nagu just nendest asjadest nagu avatult rääkida, sest nagu meil kõigil on midagi ja meil kõigil lasub tegeleda nende asjadega, et kui teraapiasse on võimalik minna, siis miks mitte. Ma võib-olla küsiks teraapia kohta veel üht viimast asja, et kui kaua läks sul aega, et sa märkasid muutust iseendas? Ma arvan tegelikult, et see protsess võib-olla algas juba sellest hetkest, kui ma tolle sama aasta suvel need esimesed kirjatükid nagu enda jaoks tegin, et ma tundsin, midagi ma nagu tegema hakkama. Et ma täpselt ei teadnud veel, mis see on, aga lihtsalt see endale nagu ausalt näkku vaatamine, et need asjad, mis elus on, et sa ei ole, need ei ole keegi teine nagu sulle, panna, nagu umbes ma tahaks sulle nagu midagi teha või sind survestada või kuidagi nurka suruda, et sa oled ise lasknud neid asju nagu endaga juhtuda nagu. Mõnikord inimesed kõrval ei saagi aru, et see, mis nagu toimub, see tegelikult ei toida seda inimest üldse nagu, nii nagu kõrvalt arvatakse. Ta ju näeb nii elurõõmus välja ja ta toimetab, ta on üliagar nagu mina ka, et ma ei suuda nagu tihti paigal püsida, nagu tahaks kõike teha ja panustada ja olla, kunagi ei ütle ei. Jah, alati saab, podcasti teeme, kõike põmm-põmm nagu. Aga mingil hetkel on see, et tegelikult see kett jookseb nagu maha, ja ma arvan, et pärast seda, ma lihtsalt seda muusika konteksti nagu võtangi selliseks nagu verstapostiks, et selle taustal toimus ka kõik muu nagu. Tuli kodus hakata asjadest ausalt rääkima, mis on murekohad, mis me oleme valesti teinud nagu, tuli maha istuda, väga ebamugav oli, üliraske nagu, et kõik on justkui paigas hästi, siis üritad nagu suhestuda, et kuidas seda nagu väljapoole üldse rääkida, vaata, kes kellelegi saab jagada. Aga ma olen nagu sinu märkusega väga nõus, et ega ta ongi mingis mõttes nagu tabu või me nagu ongi toksiliseks muutunud inimesed nagu. Aga mina nagu tagantjärgi, et sellest ei saa ka rääkida uhkusega, et ma käisin teraapias, et ma olen julge. Pigem on see, et ma saan nagu, see tõstis nagu enesekindlust just enda suhtes, et ma tean, kus on minu vead nagu, et ma ei häbene rääkida sellest, et ma olengi nagu kuskil eksinud, olen teinud enda kasuks valesid nagu otsuseid, et see minu arust nagu oluline asi, mida kaasa võtta ja mõeldagi või öelda välja, et kui ma tahan midagi muuta, siis tegutsi ise nagu, vaata peeglisse. Et see on tõesti aus, see ei ole midagi teiste suhtes ka, tegelikult muutus algab iseendast, tegelikult algabki. Et küsimus on, et kui raskelt või kergelt sa sinna nagu jõuad, aga põhimõtteliselt ma arvan, et see pärast teraapia nagu plaati ka, et kuidagi see kevad ja kõik see, see ongi selline protsess nagu. Ja kuidagi ma tundsin, et see vabanemine oli niivõrd tähtis, et siis sa hakata juba vaikselt nagu ise üles ehitama jälle nagu. Kui võtta nüüd su viimased projektid ette, ja siis meie vaatajad võib-olla ei tea kõik su muusikat või ei ole veel kuulanud, et mis on su peamised temaatikad, mis sa nagu ise nagu näed, et kas nagu see ongi nagu enda avamine peamine? Ma arvan, et viimati Linnadžunglis võttis Kaarel väga hästi kokku selle, et tuleb välja, et Wordvist on Eesti introspektiivse hip-hop esindaja nagu. Ma ei olnud selle varem nagu nii mõelnud, aga tulebki vist välja, et võib-olla minu jaoks on see, muusika alati natuke tõsisem on nagu, et ma ei ole võib-olla siin väga, ütleme otsa nagu naljamees või lugude välja mõtle, et mulle tunduski, et lõpuks ma tahtsin iseendast nagu rääkida, oma kogemustest, et see on see, mida ma oskan nagu avada, et ma ei ole võib-olla väga mingid nagu lugude välja mõtle selles kontekstis, et ma olen hoopis teistsugune, ongi stiile nii palju erinevaid, et kunagi, kui see Memo EP sündis, siis ma mäletan, et ma palusin seal ka mõnel inimesel nagu artistile arvustada seda, keegi tõi välja, et selles Memo EP-s pole nagu välja kujunenud isiksust tunda veel, mis on väga aus nagu kommentaar tollel hetkel. Et see oli selline tore plaat, mis tagantjärgi ka mulle meeldib seda kuulata, kui ma seda hiljuti ei ole teinud, aga et ta oli igas mõttes kvaliteetne, aga minu jaoks ka ta ei kandnud nagu. Ma arvan, et seda päris nagu
minu jaoks nagu head sisu ka veel ei olnud, et mis nagu päriselt nagu lööv oleks. Kõik oli justkui olemas. Aga ma arvan, et nüüd tänasesse nagu punkti jõudes, et noh, et kui ma korra räägin ka sellest, et kui palju ma üldse muusikas tegeval on, tegelikult pärast seda aastat 2010-2011 ma polnud ju kordagi isegi stuudios käinud. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, ma teen plaadiat. Ja siis ma jõudsingi tänu Kriki soovitusele, jõudsin Pärnusse, Mäki juurde. Jaa, tõesti, see on ülikõva kogemus, et ütlesid, kuule, üks ülinormaalne vend on Töökoda Records, et sa lähed sinna, räägid, aitab sind ka nagu. Ütlesin, okei, et tundub hea variant, et kuskile mujal on nagu tahaks mind, et maksab kellelegi raha, ja siis ma ei tea, vana istub pasubad nuppu, et salvestad, nagu see tundus ülikui variant, aga juhtuski see, läksin siis Mäki juurde ja kuidagi ülihea sünergia. Ütlesin ka, et ma olen Maarja, ma pole 13 aastat midagi teinud mussiga. Teeks albumi nüüd ühe korraga, mõtlesin, et okei, et nii ole varem keegi teinud ka. Panime siis tööle mingi kellel umbes 3 paiku vist hakkasime salvestama, siis õhtuks oli asjad tehtud kõik nagu sees, minu osa. Ja siis kuidagi, noh, et see protsess on ise ka nagu hästi nagu huvitav olnud. Aga ma arvan, et stiili mõttes jah, et kuidagi, ma arvan, nüüd ma olen leidnud selle enda nagu tunnetuse välja, et ja noh, mõned on täiskasvanute muusika nagu. Yeah. Et ongi generatsioonid on teised, kus ma täna toimetan nagu. Mul nagu, kuna ma ise olen ka praegu seal protsessis, kus ma hakkan nagu vokaale salvestama, et mulle nagu pakub huvi see, et tehniliste aspektide poole pealt nagu see, et kui sa nagu salvestama läksid, kas sa nagu harjutasid enne või sul? Jaa, Mäki ütles kohe, et ülikõva kodutööna. Selles mõttes, et kui tihti käib nagu rapsimist ja ületegemist, mul tegelikult olid konspektid kõik tehtud, mul olid paberid kõik kaasas, jutud, ma teadsin täpselt, mida ma tahan teha, aga see kõik tuli selle pärast, et ma pean olema realist nagu, ma ju teadsin, ma aastaid pole mikrofoni taga üldse olnudki nagu. Kodus sai tunde selles mõttes autosõidud, kogu aeg harjutasin enda jaoks, et kuidas teha neid rõhuasetusi asju panna, et kui ma lähen sinna, et mul lihtsalt pole aega hakata failima, aega raiskama, uuesti tagasi tulla, pluss emotsioon kõik, et selle projekti võib-olla taust oli ka välja tuua see, et oli selline hästi nagu tiheda ajaraamistiku sees, et mul lihtsalt oli vaja see nagu välja saada. Ütlesin, Otto aitas mul tookord ju kõike seda, tema ju tegi kogu taustamaterjali. Tegelikult see alles ka sellest, et ma kirjutasin Ottole, et kuule, et nüüd vist on aeg. Et kui sina muga kaasa tuled praegu, siis ma teeme selle plaadi, kui sa ei tule, siis ma ei tee mitte kunagi. Ja Otto ütles seda vaina, sest kõik olid tema beatid, pluss siis mu hea sõbra ja sugulase Kauri, kes see viimane lugu seal, et üks vana beat, mille ma üles leidsin, aga respekti pärast oleks äge nagu see asi ära teha, mis kunagi tegemata ei. Et lihtsalt seal oli nii palju nüansse, et ikkagi see ettevalmistus oli nagu meeletu ja nüüd ka võta täpselt samamoodi. Käisin 2023 novembris salvestamas ja nüüd läks aasta mööda ja siis 2024 novembris käisin salvestamas. See on selline, ma ei ole nagu väga kuulnud muusikaajaloos või nagu täheldanud, et inimesed üldse nagu teeksid väga palju niimoodi. Ma tean, et 70-ndatel oli niimoodi, et inimesed läksid nagu bändina nagu kohale ja tegid nagu päevaga albumi ära, aga tänapäeval nagu inimesed ikkagi kasutavad väga palju nagu seda ära, et salvestus, kuulavad üle, proovivad uusi asju. Et näiteks Kendrick Lamar, nagu tema kohta on nagu nii palju neid reference track'e asju välja tulnud, et see, mida see vend katsetab, see on täitsa ulme. Aga siit järgmine küsimus, et kui sa nüüd neid albumid ja projekte nagu tagasi kuulad, kuidas sa nagu enda salvestuse koha pealt nagu tunned, et kas ei muudaks midagi. Ei muudaks midagi? Mitte midagi ei muudaks, sest ma arvan, et mis oli hästi oluline õppimiskoht enda jaoks, sama selle teraapialainel ka, et lahti lasta see tunnetus, et peab ülipedantne olema, et ülikontrolliv ja see teeb perfektsust, et see ei tähenda, et ma oleks selle nagu tegi alla lasknud seda latti, aga ma võib-olla enda jaoks võtsin täiesti uue nagu lähenemise, et teades kõike seda tausta, kus ma nagu olen, et ma nagu pean realist olema, et nii palju artiste teeb muusikat igapäevaselt, see on nagu võib-olla enda leib, et ma lihtsalt tahan enda jaoks teha, aga ma üritan nii teha, et see oleks fun ja lõbus ja mõnus. Et kui ma oleks pärast hakanud, ma olen oma albumeid kuulanud nagu korduvalt, sadu kordi veel, mullult meeldib nagu enda muusikat nüüd kuulata, et mõni see, et unustab projekti ära kõik. Et, aga mulle nagu, ma naudin seda mussi, ma tunnen, et see on hea asi, see sai lahedasti läbi mõeldud ja kui midagi teha, siis on juba järgmiste projektide nagu teema. See on väga huvitav asi, et sa mainid perfektsionismi, sest meil 3, kes me siin keldriga tegeleme, meil kõigil on see sama mure. See on väga temaatikas see, et nagu millal nagu lahti lasta, või nagu, et võtta see positsioon, et
tee lihtsalt nagu ruttu ära, ilma et sa nagu tüdineksid neist ära ennem. Et meil on, kõik need teemad on väga aktuaalsed, et mul on mis kõige vähem seda, et ma suudan... Ja see ei ole halb ju tegelikult, et seda head kvaliteeti hoida, et lihtsalt võib-olla see mõtestamise küsimus, et kuidas ma sellesse suhtun, kas see, et ma nagu kardan eksida, elan seda üle, või pigem, et ma teen nii hästi kui oskan ja tunnen rõõmu sellest tulemusest juba, et noh, ma olen hästi ka selline nagu piki nagu, et märkad teistes igast vigu, aga tegelikult on see, et aga leia seda nagu positiivselt ülesse ja ma nagu minu jaoks oligi see, et see, ütlesin Ottole ka toogelt, et see produ nagu teeme ära, see on tehtud. See on selle aja hetke sees ja see ongi, see on see, et see sümboliseerib just seda perioodi, kõik. Kui ma hakkaks seda timmima, siis see album oleks mõtte ära kaotada mingi hetk nagu. Et selles mõttes on jah huvitav. Ma olen sinuga 100% nõus. Üks tsitaat, mis on mul eluaeg meeles olnud, mida ma tihti nagu Maidule ja Eldurile mainin, et Lou Reed ütles kunagi, et album on album, nagu fotoalbum, see on lihtsalt jäädvustus hetkest, vaata, et see on nagu midagi muud. Täpselt. Jah, see on nagu huvitav viis nagu lähenemiseks. Ma mäletan, et algusaegadel sul oli üks kutt vist nagu Lätis, kes tegi sulle biite väga-väga ammu. Ei olnud ta? Oli. Kas enam temaga nagu koostööd ei tee või mis temast see? Tema on lõpetanud oma tegemised muusikast, ta on vist katsetanud ka mingi sellist trummi- ja bassiliini, aga tegelikult kui ma teraapia ära tegin, siis selle albumi nagu üks teema veel oli see, et ma tookord tegin tiraaži 100 plaati ja ma koostasin nimekiri inimestest, kellele ma selle plaadi tahan ise kinkida. Ja siis ma oligi, et ma sain kokku või ma siis saatsin inimestele. Need inimesed, kes võib-olla seda muusikateekonda on aidanud kuidagi minule jaoks, keda ma tundsin, et kes mind on nagu inspireerinud ja siis ma ka saatsin temale. Üritasin ühe väga suure räppartisti, kes nagu Lätis toimetab, kirjutasin talle, et kuule, sa vist tunned seda Monkey Musician oli tema nimi, nagu artisti nimi, või et see biidimeistri nimi, ütlesin, kuule, et mul oleks saada kontakti, ma tahan talle plaati saata reaalselt, et ma pole mingi 10 aastat suhelnud, et üliäge üllatus oleks, ja siis ma saatsin, pärast suhtlesime ka korra. Ja tegelikult ma selle uue plaadiga täiesti samamoodi teha, et ma just homme saan värskelt tiraasid kätte, et saatagi siis see Võta või jäta album ka. Aga jah, selle teraapia puhul oligi see, et see taaskohtumine inimestega, et kuidagi ma sain sealt ka seda mingit maski maha võtta jälle. Et need kohtumised olid nagu väga lahedad näost näkku ja ma sain kirjad kinkida plaati, et see ei olnud see, et kuule, ostavad. Või see, et kuule, näed, ma saan reaalselt tasuta anda, et see oli nagu tore inimene. Ja võib-olla juhtub meeldi midagi elus, et saame kokku ja räägime asjadest. Ja, väga aus. Mida muidu su elukaaslane arvab sellest su muusikast? Sellest teekonnast? Ma arvan, et see on selline huvitav teekond olnud, et inimesed naudivad nagu erinevaid muusikažanre tihti peale. Tema jaoks võib-olla isiklikult see räpp-muusiku selline ei ole väga selline, mis kõnetaks. Et noh, ongi küsimus, et võib-olla nagu minu enda muusika mõttes ka, et võib-olla ma ei ole osanud nagu jagada seda jällegi. Nagu aus vastus ka, et ma olen kuidagi hoidnud seda enda skinni. Et seda ma ütlesin ka sama maskide nagu mahavõtmine, et näiteks selle Võta või jäta albumiga, mis ma nagu korraldasin, oli see, et enne kui see plaat siis 25. veebruaris avalikuks, ma paar päeva enne tegin kodus oma sõpradega ühiskuulamise. Et mul oli materjal kõik valmis ja ma kutsusin oma lähedased sõbrad, tegelikult nad ei ole üldse nagu selles mõttes nagu hip-hopi fännid või midagi sellist, lihtsalt inimesed, kellega ma nagu suhtlen, kellega lastega läbi käime ja see oli päris äge kogemus. Minu jaoks oli päris huvitav mõelda, nagu mis võtab minu hääl mingi taustaks, mingi istume kõik kodust, et väike vein, söök, istud, snäkid, jutud, siis äkki panna oma muusika peale, nüüd istume kõik kuulama. Aga see oli ülivahva kogemus, et ma reaalselt tundsin, et ma olen nagu omas elemendis, et no, ja muidugi, mis mind nagu toetas, et ega mu naine ka veidi nagu kartis, vaata. Ma saan täitsa aru, sest ta ei tead, mis sealt tuleb. Vaata, teraapia oli juba ühtpidi päris valus ja raske nagu kuulamine, aga see on tagant ja öeldud, et raske oli kuulata. Et sa pead võib-olla teatud etapis olema elus nagu läbi käinud, et seda kuidagi nagu avatumalt vastu võtta, võrreldes kõige muu muusikaga, mida tarbida saaks, aga kuidagi, et võib-olla see ootus, mis sealt nagu oli üks, aga kui see muusika mängima läks, siis kõik sõbrad istus kõrvad. Nagu oot, mis nagu toimub nagu. Et noh, selline üks oli nagu must ja sünge ja teine selline nagu positiivne valgustav. Teised tempod, kõik nagu uus lähenemine ja selline nagu üli nagu vahva ja ma loodan, et sealt kuidagi kodus ka seda energiat nagu võib-olla aitas nagu paremaks nagu muuta. Et ma olen seda naisele öelnud ka, et see lihtsalt mu jaoks nagu hobi. Ma ei tea, mul ei ole mingit ambitsiooni seda kuidagi suureks ajada, aga ma tahaks seda nautida, nii et endale ei pane kohustusi ja ootusi peale. Et ma arvan, et siis ongi kõige mõnusam. Jah, ma olen nõus. Aga siin ongi just nagu see asi, et sa avad ennast läbi muusika. Et nagu ma usun, et see tegelikult teeb nagu suhetele ja ma usun, et mis sul lapsed muidu arvavad sellest, kui vanad on muidu on?
vanem poiss on 8, keskmine poiss on 5 ja pika saab nüüd 3 varsti. Aga no vanem poiss tegelikult teab, et ma olen mingit muusikat nüüd nagu tegema, aga ma ei ole väga jaganud seda. Siis kuulasime autos, et isi, sina või? Ei, see ei ole sinu hääl. Ütlesin, et okei, et vanemaks saad siis nagu kuulame, et ma ei ole kodus, ma tegelikult, mul on enda vinüülimängija, mulle meeldib vinüülide pealt muusikat kuulata. Me kuulame džässi, soul ja siis Motowni teemad ja mingid klassikad ka, mingi Phil Collins ja kõik asju nagu, et apat ja et me ikka koos naudime, et pikale meil hull tantsida, vaat issi opale mingi kuulame, tantsime toas, nagu üliäge. Et aga seda räpi nagu skenet ja seda poolt ma natuke ootan, sest see natuke raskem. Et sinna peab nagu jõudma, et ma nagu ei suru selles mõttes üldse nagu peale. Kas su sõbrad tuttavad on sulle andnud mingid huvitavaid kommentaare ka, mis on sulle kuskil kuklasse jäänud, et seal on midagi? Selles mõttes võta jäta pool üks sõber ütles hästi, kes nagu hullult toetab mind, et kuule, et ma kuulaks nagu podcasti su albumit heas mõttes. Et ma reaalselt kuulan, ta on nagu ise ka kunagi olnud nagu rap-muusika austaja, aga kuulab kõike muud. Natuke minust vanem inimene, ongi, elu on pakkunud erinevad väljakutseid, ta nagu ütles, et ta suhestub täiega, ütles, et ma kuulan nagu ise ennast. Et ja ütles, et nagu tänulik on selle albumi asja, et mul on endal hea meel kuulata nagu, mitte sellepärast, et keegi nagu võib-olla sarnaseid kogemusi peaks nagu läbi elama, aga lihtsalt see, et sa näed siin nagu päris elu vaata, et inimene ei karda öelda, et kuule, aga mul on ka mingid asjad olnud, et lahe, et sa nagu neid asju räägid ja see aitab mul ka võib-olla enda siis kuidagi nagu midagi ümber mõtestada või mingid asju nagu leida. Et see podcasti nagu aspekt oli päris huvitav. Ja see on väga huvitav mõte, kuidas seda nagu panna. Jah, ma olen nõus. Ma olen nõus, aga see on väga huvitav kommentaar. Kas sul on olnud mingisuguseid sükseid kommentaare, mis on väga naljakad? Selle mõttes on naljakas küll, et kui ma 5 kuulamist tegime, et sorry, Martin, ma pean seda rääkima, et kuulasime selle plaadi kõik ära ja sõber tuleb kõrval, ütleb, et kuule, aga kui sa nüüd selle ise sisse ka salvestaks, nagu võtta iseks päris äge, mul oli kõrval, et oota, mis asja näeb. Me kuulasime praegu minu plaati, et sa ju tead, et me nagu tulime seda kuulama. Ei olnud sina, et see olin küll. Ja siis ma mõtlesin, vaata, kui huvitava inimeste taju nagu üldse muusikast ja kõigest, et ta oli nagu tegelikult, kui teraapia tuli, siis ta oli esimene tüüp, kui me käisime koos plaati toomas ja kinkisin talle teraapia nagu. Ta oleks pikalt aega, et seda kuulata ja siis kui võtab jätta läbi, siis mõtlesin, et okei, sorry, et see on hea asi, et ma ei räägi, sest kunagi kellelegi särvime mõtlesin, et see on liiga hea asi, et mitte rääkida. et kuulame terve õhtu albumi ära, kõik vaibivad, et üli kõva ja siis, et kuule, aga kui sa nüüd selle ise ka sisse ka salvestasaks, et see on ju üli kõva. Et siis, aga see ei ole üldse vaja pärast selles mõttes, et see on nagu, see näitabki tegelikult no, heas mõttes seda, et see taju on erinev inimestel. Et kes kuidas nagu kuulab ja mida seda nagu kaasa võtab ja kuidas ta seda infot ka nagu endast nagu läbi laseb, et ta ei olegi igapäevne selle asja sees ja mõnikord ka nagu sõptade puhul nagu noh, et ongi erinevad moodi üldse paha pärast nagu. Siis see tole tegelikult nii naljakas. Siis ma mõtlesin, okei, ma ei saa sust aru. Mis sa muidu praegu arvad Eesti muusikatsenist? Kas sa oled üldse nagu jälginud, mis teised teevad? Sa mõtled nagu räpimastiku mõttes või laiemalt? Räpi hip-hop-mastik, jah. Ma arvan, et see on heas mõttes kirev. Et tegelikult, kui ma jälle nagu ise muusika juurde tagasi jõudsin, et siis ma hakkasin natuke rohkem nagu süvenema, mida nagu tehakse. Et selles mõttes ma kiidangi kohe seda Pärnu nagu skeenevärki, et see on nagu ülikõva, et tolle hetkel ma tegelikult ju ei teadnud töökoja rekordsist midagi. Ja see kuidagi nagu avas kohe mingi uuel aeg, et siin on nii palju tüüpe, mingi noored teevad ja siis vaatasingi, et okei, mingi Mäki umbes ongi see vundament, et kogu tema mingi salvest, Tommy Boy käib seal ja kõik teevad nagu tema juures, et see on nagu hästi huvitav. Aga ma arvan, et siin ongi, siin põllul on nagu palju tegijaid ja pärast seda, kui GNK eestvedamise see legendaarne raadio tuli. Minu arust on see päris nagu vahva väljund inimestele või artistidele üldse nagu ka noortele. Et noh, selles mõttes, et keda mina ise nagu olen kuulanud või fännan, ma näiteks Haropit. Kirot on hästi huvitav minu jaoks. Margiela oma värska albumiga. Et siin on nagu nii vahvaid nagu tüüpe, kindlasti palju esitab nagu nimetamata, keda ma siin nagu kuulan. Aga Kaspar 372 tuli oma selle albumiga välja. Vinüüli jälle kohe ossin nagu. Et lihtsalt et toetada, ülikvaliteet on nagu hea kõik. Aga ma ütlen, minu arust on ka hästi palju sellist asja, mis on minu jaoks nagu põrand all, ma lihtsalt ei jõua sinna, et see ei ole nagu minu meedium nagu. Et selles suhtes ma võib-olla peaks nagu rohkem ennast nagu avama sellele, aga ma ei tea, ma võtan nagu seda vastu, mis minuni jõuab, et ju siis nii on õige. Jah, ega väga muud moodi tegelikult tänapäeval ei jõuagi vaata. Ja Kiroti koha pealt ma olen nõus, et
kuna ma olen natukene miximist ja masherdamist ka teinud, siis tema track'e kuulates on nagu see kvaliteet, mis tema toodab, see on ikka reits ja tema riimid ja flow'd ja kõik muud asjad, et mis puudutab boom bap'i, noh, kui see poleks eesti keeles ja see sama toon ja vibe nagu säiliks, ta oleks nagu maailma kuulus minu arust, et väga võrreldavat nagu kõla minu arust. No ma siin vahemärkusena, noh, ta on välja vaata Otto Suitsu ja siis Põhjamaad Hirmus eelmine aasta ilmunud plaat. Noh, selles mõttes ka minu jaoks nagu ülikõva, noh, et jällegi ütlen, et kogu see, nagu, Otto tegelikult ju seekord ka tegi mu vokaalide mixina. Et ma ausalt ei näinudki teist võimalust, et keegi teine seda teeks, noh, sest ma teadsin, et tema see nii-öelda kuldne käsi või tema kõrv, mis ta sinna juurde paneb, et see annab nii palju lihtsalt nagu juurde, et mingis mõttes see oli nagu teadlik valik, et ma nagu ekspluateerin enda kasuks, noh. Mitte nagu jällegi täiesti heas mõttes, no see on aus stiil, noh. Tema jaoks on ka see nagu ju töö oma või hobi, mis teda ka nagu annab lisaleiva nagu lauale, et see oli nagu võimalus nagu koostöö mõttes, noh, et kui ma nüüd vähengi võtame, et juurde korraks tagasi, et oma koostööde mõttes ka, et sama Otto Salm ja Maigi Salm, et see oli selline minu 15 aastat liiga hilja selles mõttes, kui refereerides või viidates hiljuti ilmunud selle Paks Matu Rocki nagu albumile, et ma tahtsin selle ära teha nagu, ja see oli see koht, kus me tegime, noh, ja Tommy Boy ja Stupid F, noh, come on, noh. Et ma just täna siia sõitis nagu mõtlesin, et mis võrdlus selleks umbes see, nagu et mingi täiesti suvaline mingi kossu vend ütleb, et kahele mingi ülikõvale vennale, et kuule, tahate koos, teeme 3-3 nagu tuli tiimi, vaata. Noh, ja mingi põhjusel nad tulevad, noh, et ma ei tea, mis see nagu on, et järelikult ma olen ise kuidagi õiget sõnumit jaganud või õiget energiat neile ka nagu andnud, et ma ütlesin, et davai, teeme, noh. Ja ma usun, et see OG lugu näiteks on nagu, noh, ma olen väga rahul sellega täna ja asi sai nagu tehtud, et kõik need valikud olid väga teadlikud selle albumi väga tehtud. Et teisi aidata nagu tõsta enda vaatest, ise ka ennast tõsta, noh, läbi teiste, noh. Et see oli huvitav. Aga ütlen jah kokkuvõttes, et Eestis on nagu ägedaid asju, minust on nagu palju, et see maastik on nagu isegi võib-olla liiga lai kohati. Aga jah, aga me ikkagi ühe selle märkuse teeks veel seoses nagu Aropiga, et ma mäletan just siis, kui ma enda see teraapia nagu tuli, et pärast seda siis tulidki vaata see Aamen ja Aia need lood. Ja siis noh, naljakas nagu öelda, aga ma nagu tundsin, et okei, et ma olin nüüd see põrandalune Arop, noh, tõesti nagu null vend, vaata, kes nagu midagi ei tee, aga ma tundsin, et tegelikult ma teen nagu just sama asja, aga lihtsalt ma olengi nagu nii see low-key vend, et noh, mind vist keegi teagi, ja siis tuli Arop välja, mõtlesin, ülikõva, noh, et tegelikult ma olin tolle hetkel samas kohas, kus tema selle muusika tegi, ja mind nagu hullult inspireeris, et noh, mõtlesin, et väge, et ta nagu nii teeb, et see inimesi kõnetab ka, noh. Mina oma väikse asjaga, okei, ma tegin ka, aga noh, et mind võib-olla ei kuule nii palju mitte kunagi nagu keegi, aga lihtsalt, et selline ma enda jaoks nagu kuidagi suvestusin nii tugevalt sellega. Mul nagu hea meel oli, et järelikult ma tegin ka õiget asja. Ja ma usun, et sa teed õiget asja, et ma tunnen, et sa oled nagu palju armastust igalt poolt nagu vastu saanud selle põhjal, nagu mis sa teed, vaata. Selles mõttes jah, et see, mis on minuni nagu jõudnud, on pigem hästi nagu toetav olnud, et aga see kõik oli ka eesmärgiga, et kui ma ise tean, et ma nagu pakun selles mõttes nagu head toodet ikkagi tänas, noh, muusika, see on minu nagu toode, et kui ma sellele panen oma nagu selle südame sinna sisse ja ma kõik need komponendid maksimaalselt hästi, et siis ma peangi ise enesekindlalt seda nagu võtma seda asja, et noh, mis ütlesid ka, et kui ma hästi palju endast räägin, et see peab olema ise, peab julgema välja tulla nagu asjaga. Et ega see on ka selline koht, kus sa nagu oma kõik selle perfektsionismi pead nagu maha suruma, et nüüd on aeg, et annad selle albumi välja, mis nüüd saab. Noh, et kas kuulatakse, ise tunnen, et palju parem kui teraapia, vaata, aga näed, praegu nagu vaikselt tuleb see tagasi nagu ka, aga kuidagi see nagu vaib on mets teine, noh. Et aga ei väga hästi, noh, ma nagu ei oska midagi halba öelda. Mul tuli üks siuke naljakas asi meelde, et üks podcast meil käis Jim Sharman, ta on siuke development coach, tegeleb ka siuke mentality ja asjadega, vaata. Et ta pani mulle siukse lause, et äkki minu blokid ja asjad tulevad sellest, et ma kardan õnnestuda. Mitte ebaõnnestuda, vaid õnnestuda. Ja nüüd ma olen pikalt nagu selle peale nagu mõelnud, et ma arvan, et jah, et minu blokk on nagu sellest tihti peale, et ma kardan õnnestumisi. See on, tegelikult on see väga tabav ja ma arvan, et isegi puudutab ka mind selles mõttes, et ma olen nagu tagantjärgi, noh, läbi selle muusika peale mõtlema üldse nagu tegemiste peale, et kuidagi alati nagu jõuad kuskil, aga mingi hetkel tuleb see blokk ette, vaata. Nagu mingi hirm, et noh, et täna ma nagu siia saatesse ka nagu tulin sinu kutse peale, et see oli ka, et ma tahan aidata endal õnnestuda. Et mul oleks lihtne valik see, et ma ei tea, mul pole millestki rääkida, et ma ei taha, et teised on paremad ja kõigil on rohkem öelda, aga tegelikult see enda sees nagu leida see sisu või nagu content üles, mida jagada, et see on samas õnnestumiskoht nagu. Et tuleb, saab, mis saab, noh. Isegi kui läheb kehvasti, siis on millestki õppida. Ja kui läheb hästi, siis on ikka tore. Alati on õppida.
aga kas see tegelikult pole huvitav, kuidas me nagu paneme artiste nagu mõnikord nagu poodiumile, vaata see on just nagu see, mis selle nimi nüüd oli, et imposter syndrome. Et kas meil nagu kõigil nagu mingil määral ei ole seda ja kus see nagu tuleb, see on nagu huvitav, vaata, et me mõnele inimesele võime öelda artist, aga siis tunned, vaata, et kuigi sa teed muusika, et oled sama andekas, et sa endale ei pane seda silti külge, vaata. Ja võib-olla tihtipeale just nagu sellepärast, et mul ei ole number 1 albumit või mida iganes, mis iganes standard, mis endale lood, vaata. See on tegelikult ka päris huvitav teema, et ma olen seda isegi enda sees nagu mõtiskanud ja arutanud ka inimestega, et kui ma eelmine aasta tegin näiteks selle Huligani lehele seda intervjuud, et siis ma nagu, ma ei osanud ka mõelda, et kes ma siis olen nagu selle muusika mõttes, et et just kui artist minu jaoks on ka see, kes nagu juba tõesti teeb nagu laval käib ja sõber ütles kohe, et kui sa juba muusikas oled ja nagu tegev ja lood midagi, et see ongi sinu artisti nagu persona nii-öelda. Et seda ei pea nagu endalt nagu maha suruma. Aga et kui sa ütlesid näha, et see artistide mõttes ka nagu tõstmise osas, nagu tõesti ise ka otsime eeskujusid iidoleid, et lihtsalt mul on kunagi nagu selle loomingu mõttes on hästi meeldi üks Tommyboy nagu mõte, see oli, ma arvan, 15 aastat tagasi Tartus tehti luule õhtul korraldati, siis ta käis rääkimas oma luuletekstides seal ja üldse hästi huvitav, et see muusika, et sa võid sellesse lõpuks nagu lõksu ja ära uppuda sinna, et sa nagu hakkad elama elu läbi muusika nagu, et seda ei tohi nagu lasta juhtuda selles mõttes, et muusika ei ela su eest elu nagu. See kuidagi jäi mind nagu kummitama, see nagu siiamaani mul meeles, et just selle mõttega, et see sama, et elu muuta, muusika ei aita sind selles mõttes, sa pead ikka ise ka nagu neid reaalseid elus nagu muudatusi tegema, et see muusika on selles mõttes ka lõks, et sa võidki nagu ära uppuda, tihti ka noored leiavad mingisuguse väljundi ja siis ma kaon ära sinna muusikasse, ise mitte midagi muuda, aga see muusika on ka nagu, ta võib nii tugevalt kõnetada, et just kui keegi elab minu elu muusika sees, aga see on keegi teine, ja ma arvan, et ma nagu seda olen kogu aeg nagu kaasas kandnud, seda mõtet, et mitte nagu, ma arvan, et ma olen ise selle läbi elanud. Ma totaalselt mõistan seda, see on siuke väga raske teema, nagu mida just nagu enda jaoks ka nagu läbi mõtestada, et just nagu see tasakaalu leidmine, et see on ka üks probleem nagu minu elus, vaata, et vahetevahel on okei Mäkist nagu endale toit võtta, aga kui sa võtad iga päev, seda on liiga palju. Ei lubad ikka võib. Et nagu tihtipeale me nagu kuidagi nagu paneme ennast nagu sellesse positsiooni, et me nagu terve asja rikume enda jaoks ära, vaata, et me hakkame üle tarbima mingit A, B või C. See on nagu huvitav. Üks küsimus, mis mul tekkis, on see, et kas sa oled kunagi midagi sellist kirjutanud, mida sa pole julgenud salvestada? Et kas on midagi nagu nii intiimset või südamelähedast olnud, et sa tunned, et sa ei taha seda panna avalikkuselt? Ma arvan, et ei ole, et juba selle teraapia kokkupanekuga ma lihtsalt endast andsin nii palju välja, et need, meelegi ta on nagu, lähen tagasi sinna 1,5 aastat tagasi, kui ma tegelikult oli üks just viimane sessioon oma selle terapeudiga ja ma lugesin seda esimest palvetu meest teksti talle ette, see oli reaalselt üliraske, ma lihtsalt veerisin need sõnu ja oli üliraske, tunnete tulv oli peal, sest ma lihtsalt nii sügavalt elasin need sõnu ise läbi nagu, et mul oligi lihtsalt vaja nagu avaldada seda, et kui ma seda ei teeks, et see võib-olla ei aitaks mind nii palju, et mul oli vaja seda nagu avanemist, et ma ei nagu öelda, mul vist, kuna ma ei ole ka nii palju kirjutanud tegelikult loome mõttes, et viimase ongi 1,5 aasta peale 2 nagu albumit, et kui ma seda teraapiat tegin, siis tegelikult siis see protsess on natuke selline, et seal oli 1,5 aasta jagu uut materjali, aga ma ka nagu mõned vanad asjad, mis ma tundsin, et on nagu väärt pikkimist sinna sisse nii-öelda, et ma kasutasin ära, aga võtab ja jäta puhul tegelikult on kõik täiesti nagu uus materjal ja ma saan ka sedagi öelda, et ma ei tea, et kas see natuke nagu suurustlemine, aga kõik, mis ma kirjutasin, sai ka sinna albumi peale. Et ma justkui ei pidanud väga palju vaeva nägema sellega, et materjali saada ja ma pidanudki nagu üle nagu mõtlema, üle valima, et midagi välja, et kõik kuidagi nagu nii loomulikult tuli, et plaadi sünni mõttes isegi nagu naljakas mõelda, et kuidas see sai nii nagu toimuma olla, aga järelikult see oli ette nähtud jällegi. Et mingi kvaliteet oli endast olemas, mingid mõtted, seisukohad, mingisugune platvorm endas nagu loodud, mis nagu annab sellise väljundi just nii kohe välja, et ei peagi nagu väga suurt nagu mingit filtreerimist tegema nagu enda jaoks. Hästi huvitav. Mulle täiega meeldib see vestlus, et siin on nagu, tegelikult siin on nagu, ma ise jooksen mõtetes vahepeal kuskile mujale nagu ära vaata. Ma nagu ise kanalüüsin, vaata, kuna ma suhestun nagu väga selle teemaga, vaata. Et kuna ise ka kirjutan ja teen muusikat, olen loominguline. Need väljakutsumised on päris jõhkrad tegelikult, mis meil nagu on tänapäeval, ehk siis, et pere ja kõik muud asjad, et kuidas me nagu suudame nagu seda poolt ka endas nagu üleval hoida. Kui sa saaksid
noore isa endaga rääkida, mis nõu sa talle annaksid nagu muusiku suhtes? Kas sa nagu tahaksid, sooviksid, et kuidagi teistmoodi oleksid lähenenud, rohkem lähenenud, vähem lähenenud? Ma arvan, et tagantjärgi võib-olla ma oleks võinud ise olla natukene, võib-olla hinnangute andmise natuke vabam. Et minu nagu tagantjärgi see probleem oli võib-olla see, et ma ei osanud seda kogukonda enda ümber tekitada. Et ma olin võib-olla liiga rangelt kinni mingis oma nägemuses muusikas ka, et kunagi käis ka lauad läbi kommentaar, et Maarja oma sõbraga, et nad kuulavad elitaarset räppi umbes, et kuidagi me nagu panime ennast nagu mingisse segmenti, mis ühtpidi oli nagu tore, et me võib-olla nagu suhestusime väga selgelt mingisuguse muusikalise suunaga, aga kuidagi, et see võib-olla pani teistes lukku, et me jäime mingist ringist välja lihtsalt. Aga mul on nagu hea meel see, et vaata minu ring oligi, et ma tollel hetkel Vestiga hakkasin suhtlema, Tommyboy ja Maidoga, Mölsiga siis, et kuidagi oma ring oli ikka olemas, aga see oli selline väike ja kitsam. Ja kõik kuidagi elasid oma elu ja oma asju tegid, et mul sellist igapäevast vaibimist nagu olnud, et läheks kuskile stuudiosse ja et mul nagu seda ei tekkinud. Võib-olla ma ei lasknud ise tekkida selle muusika mõttes, et lihtsalt oleks ise julgemalt katsetada juba varasemas nagu eas seda muusika tegemist. Okei. Jah. Ma samas on jällegi selle mõttega, aga see ongi see periood, vaata, kus sa avastadki muusikat endaks, kus sul tekibki näelda, vaata see kinnisus ja niimoodi, et sa leiad nagu enda tee ja sa oled nagu väga kinni selles, et selles nagu tingimata pole nagu halba midagi, aga jah, kõigel on pros and cons, et kui sa oleksid on nagu väga avatud, ma ei tea, võib-olla sa teeksid mobile räppi praegu. Ai, selles mõttes ei, kõik on nagu selles mõttes hea, aga et võib-olla just see enda nagu suhestamine, et võib-olla ma olin liiga tõsine, vaata. Et tulebki vabamalt võtta ja et sa oskus hinnata seda teiste panuste tegemisi ka, et seda hinnanguid on nii lihtne anda, et sellepärast ka nagu ma siin enne saadet rääkisime, et kui me eelmine aasta ka kutsuti nagu podcasti, ma ütlesin, ma ei taha tulla selles mõttes, ma tunnen, et ma ei ole väärt seda veel. Et ma tahaks natuke rohkem teha, et ma saaksin midagi võib-olla arvata, et okei, kultuuri mõttes tõesti, et ma olen seda muusikat nii palju nagu fännanud ja toetanud ja ma olen näinud kasvamas artiste, mis on nagu üliäge kõik. Aga et kui hakata selle loomingulist poolt nagu hindama või kuidagi analüüsima, et siis peaks ise nagu rohkem tegema. Et oleks nii-öelda seda mustatööd ka teinud ja ise põllul olnud, et aru saada, kui raske või keeruline on, et sest jätkuvalt minu jaoks need 2 projekti tegelikult see on nagu hästi kuidagi nagu mingis mõttes nagu lihtsalt on teostuse mõttes, aga teiselt poolt see elu, mis seda nagu sundis tegema, see on nagu hästi raske kogemus olnud. Aga tagantjärgi täna ma tunnen, et nagu ülihea, et ülipositiivne mõnus energia nagu peale, et mul tekkis siuke naljakas idee, et kas sa oleksid kunagi nõus tegema, me teeme siukest asja nagu Kelder kuulab, ehk siis, et me võtame mingisuguse albumi või loo, me kuulame selle läbi ja siis me anname enda arvamusi. Nii, reaktsiooni video või? See on nagu podcasti reaktsiooni video, nagu podcasti vormis reageerime asjadele. Kas sind huvitaks, et nagu ma viskaks midagi väga sellist sulle ette, võib-olla mida sa ei ootaks? Ei, ma arvan, et see oleks päris huvitav. Jah, mul korraks tekkis siuke idee. Aga kas sa muidu oled muusikavideos ikka teinud? Kas sa tahaksid teha? Ma arvan, ma tahaks veel teha, ühe oleme teinud kunagi, kui sama Essentsi lugu tuli. Et see oligi täpselt see aeg, kui Otto nii-öelda tõusma hakkas oma loome mõttes. Et siis me käisidki kuttidega, tuli Tartusse, Jama jääres seal filmisime. Ja sealt tuli ka tegelikult see üks väike fotosessioon, mis ma sõbraga pärast tegin, et see oligi, et teraapia radadel ja kõik see vana Essentsi nagu teema, et kui me seda silla all filmisime seda videot aga ma tegelikult tahaks veel teha videoid. Aga ma ütlengi, et ma jälle pean olema, kus ma ütlen, et saama täpselt aru, et mis mul nagu see realistlik võimalus on ja see kõik see ajaressurss, et ma ei taha panna seda pinget peale, et ma pean tegema. Et ma tahan teha, aga ma ei ütle, et mul on seda nagu vaja teha tohutult kohe hetkega, kui ma nüüd ei tee, et siis midagi juhtub. Et ma jälle arvan, et see ootab oma nagu hetke ära. Ja. Ma just alustasin enda ettevõtet, mis tegeleb siis video, heli, foto ja kõige muuga, vaata, et muusikavideo on ka üks asi, mida ma nii-öelda pakun. Ma ürita sulle midagi praegu nagu pähe määrida, aga kui sul on mingi muusikavideo idee, ma tuleks nagu tegema, proovime kätt. Jah, sest eks ma olen neid video selles mõttes kõrvalt ka nagu vaadanud, et ma mõtlen ka, et kus minu mõjutused on, et tegelikult kui me kohe selle võta või jäta plaadi juurde korraks tagasi läheme, et see biidimeister Backroll, ta tegelikult on sakslane, saksa kutt on ja kuidas ma üldse leidsin YouTube'ist, oli niimoodi, et seal ikka vaata viskab ette, kuulad mingi instrumentaale. Ma tegelikult olen Dave Easty fänn ja J-Duckis ja Styles P ja seal on veel nagu tüüpe ja siis tehakse nii-öelda Rick Ross ja tehakse nende stiilis mingit biite ja siis mul sõber jagas seda ühte, see võta või jätta see albumi nimi lugu on ja
ja see beat oli avaldatud täpselt samal ajal, kui siis 2023 mu teraapia ilmus. Ja siis ma mõtlesin järelikult, see on mingi märk nagu, see on ülihea, see klaveri beat oli. Ja siis ma mõtlesin, et äkki see on nagu see, kellega on koos teha, tegelikult mul läks nädal aega mööda, ma juba olin need taustad kõik endale ostnud, on. Aga see mõjutus ka, et ma hästi palju seda USA poolt tulevat nagu video tegemist ka nagu jälginud, et kuidagi see on seda loovust nagu rohkem ja seda kuidagi minu jaoks nagu kõnetavat nagu materjali, et võib-olla jah, et tahaks nagu katsetada küll. Kas sul on muidu sükseid, oskad peast öelda mõnda muusikavideot, mis sul räigelt nagu peale läheb? No, kui ma lihtsalt praegu mõtlen vist, et viimase võib-olla kuu pealt oli Dave Easti ja Ransomi albumit Farewell, see on üks lugu. Okay. Minust on nagu ülilihtne, aga ülilahedasti nagu teostatud visuaal on seal. Okay. Kuidagi see oli peagi nagu tõesti nagu üle mängima, aga mõnikord see ongi, et kui sellel filmi oli, ma ei tea, kus produtseerivad, nagu tulevad äged ideid, et saab väga lihtsalt efektidega üli palju sügavust anda nagu. Et ei pea nii ka keeruliseks ka nagu, see sõltub jälle stiilist, vaata, kes kuidas teeb. Ja. See on huvitav väljakutse. Kuidas sa näed, et sa siit punktist edasi lähed? Kas sa plaanid veel muusikat välja lasta? Või praegu sul on niimoodi, et sa teed niimoodi, et kuidas sul tunne nagu on, et kui see tunne tekib, siis teed? Ma arvan, et ma tahaks veel teha ja mu sisetunne ütleb, et mulle ka sobib niimoodi kompaktselt, projektipõhiselt toimetada. Et ma täna natuke mõtlen ka, et ikka, ma kuulen nii palju muusikat ka, et just autosõidud ja üksi oled kuskil jalutad. Et ma täna mõtlen, et kui nüüd teha, et kas katsetada Eestist kellegagi produtsendi mõttes koos ja teha ühisprojekti, et see võib-olla annaks natuke juurde mingit nagu teistsuguseid nagu nüansse, et mis oleks nagu hästi huvitav katsetus. Aga jällegi, et kuna ma tean, ma olen hästi võib ise teadlik, ise aega planeerida, et siis jällegi see võtab seda vabadust ära. Et miks ma tegelikult ka selle pakrooli peale läksin, oligi see, et ma sain tegelikult oma aeg ise jälle juhtida. Et mul see kõla oli kohe nagu olemas, mis ma tahtsin ja taustad olemas, lihtsalt see, et ise oma asjad sisse, põhimõtteliselt on plaat valmis. Et mul ei olnud vaja seda kuskilt käimist, hakata sättima, timmima, üle mõtlema midagi. Et mulle nagu see nagu sobib oma nagu elu juures. Et kui ma peaks liiga palju võib hakkama panustama sinna, siis ma kardan, et see võlu kaob ära minu jaoks. Aga ma võin selle nii öelda, et pärast seda, kui ma selle Huligani intervjuu tegin, siis see viimane küsimus oli ka, et mis edasi saab, on. Et kas peame ära ootama 13 aastat, et uue albumini, siis läks lühemalt. Selles mõttes läks lühemalt. Ma ei teadnud, et see nii läheb. Aga jah, et mul siin üks koostöö väike salmik on ka ühe albumi peale, mis varsti peaks kunagi vist suvel tulema, ma hakkas välja nagu rääkima. Et ka respekti pärast, et üks sõber nagu ütles, et kas tahad tulla alguses mõttes, ma ei tea, mis tegelikult peab nagu mind on aidatud, ma tahan ka nagu aidata teda nagu tõsta. Aga rohkem nagu üle koostöö mõttes nagu keegi midagi välja pakkunud, et selles mõttes ka ma nagu saan aru, et ma pean ise kuskil, et kus ma nagu ikkagi ise asun ja võib-olla tõesti, et nagu tänulikkust tundega võtta vastu neid koostööpakkumisi ja võib-olla ise julgelt läheneda kellelegi öeldagi, et kuule, et kunagi oli mõte tegelikult Sammalabe näiteks. Sammalabe on väga tuus, jah. Jaa, oli üks mõte ja Robert Lõviga suhtlesin ka tegelikult selle Võta või jäta albumi osas, aga seal meil nagu kuidagi jäid asjad nagu soiku, et tema vist tahtis nagu oma mingit asja teha. Aga lihtsalt, et ma olen nagu mõelnud küll selle peale. Aga võib-olla täna mul on natuke ka rohkem mingisugust nagu mingit fundamenti, pagasit, mida nagu kaasa võtta ja näidata, ma olen neid teinud, et kuigi tahaks nagu tulla. Ja ma arvan, et see on tegelikult väga hea mõte. Mind nagu huvitaks kuulata koostööd ka. Et see on nagu põnev asi, nagu mis artistid nagu välja tuleb just siis, kui nad koostööd teevad. Et seal tekivad muud energiad asjad mängu. See oleks väga põnev. Kui sa enda nagu ma aru saan, sa kuulad nagu enda albumeid tagantjärgi päris palju ja analüüsid. Kas mõni lugu on tähendust muutnud ka sinu jaoks ajaga, ehk siis, et võib-olla kirjutamise hetkel sa arvasid, et kirjutad nagu ühest perspektiivist, aga nüüd sa loed seda, vaatad, et leiad nüüd hoopis muid asju, mida sa nagu varem tähele ei pannud? Ma arvan, ma ütleks niimoodi, et kui ma kuulan, et võib-olla mõnedele lugudele ma enam ei pööra nii palju tähelepanu, sest minu jaoks on nagu see hetk on nagu läbi. Et ma olen midagi endast nagu lahti lasknud. Et selles mõttes küll, et kui nagu kuidagi räpi nagu tehniliselt nagu lähened, et kas oleks teistmoodi teinud või nii edasi, et seda kindlasti mitte, ma olen nagu kõigega rahul selle terviku, mõlema tervikuga olen nagu väga rahul, aga lihtsalt sama mingi emotsioon, mis see tunne, mis tol hetkel oli, et ma mõne loo puhul ma tunnen, et ma võib-olla ei taha seda, et ma ei ole enam selles kohas. Et ma olen selle vabaks lasknud, see on kvaliteetselt minu jaoks nagu välja antud omal hetkel, aga lihtsalt, et see ei ole enam see vibe, see energia nagu.
et seda ma nagu tunnetan, aga see ei ole midagi sellist, et ma midagi nagu kuidagi muuta tahaks või et lihtsalt, aga ma lihtsalt nagu tunnen, et ma ei taha võib-olla seda kogeda sama hästi. Et samamoodi see palveta oma eest, mis oli selline luuleline teksti lugemine, et ma võib-olla tunnen ka, et see on natuke raske mu jaoks täna, et ma enam ei taha sellesse hetke nagu kohe võib-olla tagasi minna. Okei, huvitav. Kas sa muidu oled usklik inimene? Ei ole, aga selles mõttes on huvitav, et kui ma rääksin enesest kogukonna nagu teemast, et ma olen tegelikult aastaid siis külas nagu Vainupe ja olen ju toimetanud ja seal tegelikult Pühakoda oli meie nagu külakeskuseks. Ma olen tegelikult aastaid Pühakoja eest hoolt kandnud ise ja ma olen ka seal tegelikult ka leiritunnis olen sellest läbi nagu teinud selle, et lihtsalt nagu aru saada sellest kontekstist ja sellest nii-öelda piibliloost ja religioonist nagu laiemalt. Aga ma olen öelnud, et mina usun heasse energiasse. Okay. See on hästi olnud. Mina usun heasse energiasse, et selline energiate nagu vahetamise teema ja sellest, et ise nagu saab teha asju paremaks, et see on minu nagu usk iseendasse ja heasse energiasse. Ja ma nagu olen nagu justkui aru saanud, et tegelikult see ongi tervikuna kõik see, mida me räägitakse, aga me tahame seda pakendada kuidagi teistmoodi, siis mõtlen, et mul ei ole vaja silti külge panna selleks, et inimestega nagu läbi saama. Kuidas religioon siin mõjutanud on? Vaata, kuna sa nagu kandsid selle koha eest hoolt, kas ta kuidagi kajastub su loomes ka? Nagu ma mingid kohtadel ma tundsin. Selle samas palveta mu eest loos oli ka, et mind aastaid on aidanud kanda Pühakoda, mis on püha ja kus on mu koda nagu. Et selles mõttes ma selle rea nagu enda jaoks pikkisingi sisse, et jällegi, et mul justkui on elus mingi tugev verstapost olemas on ja ma tegelikult hakkadki mõtlema, aga mis ta siis tegelikult on ja kas ta päriselt ka nagu olemas on, et ma ei ole nagu, pigem ma ikkagi ütlen, et ei ole selles mõttes kuidagi teadlikult. Okay. Lihtsalt ma võib-olla olen nagu mõeldud niipidi, et see kõik, mis ma seal teha sain, et ma olen seda sama tänulikkust sealt hästi palju nagu enda seest nagu välja andnud, et lihtsalt see võimalus, ma olen nii ägedat inimestega kokku saanud, artistidega, esinejatega, et see kogu see 10 aasta jooksul, ma sain ise kutsuda inimesi, kes seal koorilauljad olid, noored artistid, kelle anda võimalust, et ma nagu võtsin seda vastu, see on hästi huvitav. Siis ma mõtlesin, et ülilahe, et ma saan siin olla ja neid samu inimesi ise aidata kuidagi ja neile luua seda keskkonda. Ja ma tõesti ennast tunneks. Jällegi see energiavahetus nagu. Pole mõtlema. ma mõtlen nagu enda kogemusi või enda nagu vaadete peale. Praegu mul nagu otsest midagi jagada ei ole, et ma ise pigem see, mis sa ütlesid väga hästi, et hea energia, et see on tõesti võib-olla asi, kuidas ka nagu mina vaatan seda. Mul oli üks küsimus, mida ma tahtsin täiega küsida, aga see kuidagi jooksis mu silmest ka veel nüüd ära. Kui sa nüüd vaatad üldse oma elule tagasi, et mis on asjad, mille sa kõige uhkem oled? Ma arvan, et pere ja lapsed, kuigi see on väga meeletu väljakutse. Vahepeal mõtlen, et oleks tore, oleks teistmoodi asjad, aus öelda. Aga mõnel teisel hetkel jällegi see, et lapsevanema hea öelda, et magav laps on kõige ilusam laps, siis on nagu rahu majas ja päevaasjad tehtud. Aga ma arvan, et see tunnetus, ma arvan, tuleb veel nagu päris aastate pärast, et kui lapsed nagu suuremaks saanud, et siis tuleb nagu mingid teistsugused nagu tundmised. Aga üks on, ma arvan, nagu perepool ja mõtlen ikka see teraapia mõttes ka see väljakutse, et täna ma olen ka uhke, et ma need nagu plaadid, värskes nagu mõttes, et ma need tegin. Mul ise vaja kasvada, et ma olen teinud. Ja ma olen seda kogukonna elu vedanud, tagantjärgi kooli poolt hariduse võtmis, kõik asju teinud, oma ettevõtet nagu proovinud nagu üles kasvatada, et palju on nagu võtta, kõigest on ka palju nagu õppida, aga ma arvan ka, et jällegi, et nagu Rännaku loos sai nagu öeldud, et vägev elu, mida elanud, et sõltub, mida tähtsaks nagu pidada, Omalt poolt ma annaks sulle natukene austust tagantjärgi, et see, mida mina nagu sinust mäletan, kui ma nagu teismeline olin, nagu oligi vaata see, et sa nagu kaasasid väga inimesi, vaata, et nagu sa oled mulle nagu selle koha pealt meelde jäänud, vaata, et sa nagu aitasid, toetasid, olid avatud, andsid oma nõu, vaata, sa olid nagu siuke väga hea stabiilne suur venna, siuke vibe oli, ja siuke energia oli. Et see on nagu see asi, kuidas nagu sina oled nagu mulle nagu meelde jäänud. Ja ma tunnen, et nagu muusikas kajastub ka see, vaata, et sa oled nagu sa oled oma elu elanud,
sa oled oma kogemusi ja asju jaganud, väljakutseid ületanud, et sa jagad kõike nagu seda väga nagu ausalt ja stabiilselt, et see ei ole nagu väga crazy ja see on väga hästi lahti mõtestatud. Jah, tahaks nagu loota, et mul tegelikult üks hea sõber, inimene, keda enda mentoriks pean, ütles, et mõnikord neid elukogemusi võime kuidagi hästi mustvalget mõnikord lahata teiste sõnadega. Ja siis ütles ka, et see, kuidas sa oled suutnud need samad lood, mida me oleme omal kuskil saunalaval rääkinud, panna sinna muusikasse, et see on nagu tema jaoks nagu imetlusväärne. Et see sama mõte on see kõik olemas, aga see kuidagi kõlab nii, ongi nagu podcast heas mõttes, et see kuidagi analüüsib selle kõik poole lahti, selle see, et sa kedagi ise nagu süüdistad või ründad või oskad ennast analüüsida, oskad nagu väljapoole viiteid teha, et see kuidagi nii hästi nagu tasakaalus, et kõike seda saaks ka väga robustselt nagu nii-öelda väike on ju riimidesse panna, aga see on hoopis nagu teistmoodi, sa vaatad, et kuule, aga tegelikult me rääkisime sellest, aga hoopis teistmoodi praegu lahatud seda kõike. Et see on hästi huvitav. Et üks asi, nagu, mis ma nagu täheldasin, oli nagu see, et see podcast asi, see jääb ikka väga kõrva, aga nagu see, et nagu sa suudad sujuvalt kõik need asjad nagu muusikas ära rääkida, ilma et see kõlaks nagu podcast, vaata, et ta nagu podcasti vibe, aga ta ei ole nagu podcast, et on lugu ikka. Ei, ma võtan selles mõttes selle podcasti kommentaari, võtan nagu auga vastu, et kui ongi introspektiivne podcasti stiilis, et ega ta ongi nagu jutu vestmine, et ega ma olen ju nende 2 albumiga natuke ka mingid neid toomasid ka ju murdnud, et suht pikad lood. Väga palju ei ole mingisugust nagu mängimist biitide asjadega, et suhteliselt see heas mõttes monotoonne. Teise albu peale kindlasti on lüüriliselt olema julgem, katsetab rohkem, mis teeb nagu ägedamaks, mu enda jaoks kindlasti ja kuulajad on seda öelnud. Aga jah, et see podcasti, või et see sujuvus ka, et sa saad nagu algusest lõpuni, mis on ka tegelikult üks nagu äge nagu tagasiside, et need albumid võidki kuulata algusest lõpuni, ilma skippimata, et see kuidagi ehitab ennast nii hästi üles. Ja üks kommentaar oli ka ühes räpigrupi vist seal foorumis, et 2 sellist albumit ja mõlemad nii terviklikud nagu. Et au ja kiitus on, aga selle loed, vaatad, tänulik, et ülikõvad, siis keegi märkab nagu. Ja on ka selle öelnud, seda sama märkust ikkagi on veel tehtud ka, et album, mida nagu ainsana umbes viitsin kuulata otsast lõpuni. Et järelikult ikkagi, aga ma ütlen, see peab olema õige kuulaja, kes on selles kohas. Sest, ma ütlen sama, see Margiela värskelt ilmunud album ka, mis on hästi huvitav. Vaatasin ka, et 18 minutit, vist 8 või 9 lugu, hoopis teistmoodi nagu energiaga, teistmoodi nagu lüürikaga, tegelikult sisud on suht sarnased, et meie vorm on nii teine, kui me seda nagu esitame, aga talle nagu respekt täiega, et teeb ära uue generatsiooni nagu tegi, et oleks ainult kõrget endu talle, et huvitav. Mina näiteks ei suuda introspektiivselt kirjutada. Minu jaoks on see kuidagi, minu väljendus on kuidagi veits nagu teistmoodi. Et mul nagu idee ja see lüüriline pool nagu loeb, aga ma justkui nagu mängin helipildi, kõlapildi ja kõige muuga, vaata, et mul on nagu vibe ja see content mõlemad on nagu tähtsad, et mul on kuidagi nagu seda väga raske sõnadesse panna, siis ma kuidagi võtan neid asju nagu täitsa teistmoodi. Siinkohal ka tahaks respekti teha, et hiljuti ilmus ka Koselju album Kontekst, et täiesti teine nagu teema minu jaoks, mis mina ei suudaks kunagi neid asju nii teha. Et mulle nagu tundub kahjuks, et see hetkel see album kuidagi radari alt nagu veidi läbi läinud. Aga see on tõesti väärib nagu kuulamist, see on need karakterite teemad ja kõik see, et pluss ta on ise need biidid sinna kõik taha teinud, kogu see produ pool, et nagu hoopis teine vaib, nagu sa ütledki, et tema teeb ka teistmoodi. See vist ei ütle kordagi, et mina või ma tunnen, mitte täiesti nagu välistatud, aga talle nagu soovib see teine stiil ja ta teeb seda nagu, ma arvan, perfektselt täiesti. Ja ongi teistmoodi lähenemine. Ma murran korraks 4. seina, et me vaikselt hakkame tunnile lähenema, et mul on väga hea vestlus olnud ja ma tahaks seda veel pikemalt pidada, aga ma arvan, et ma hakkan vaikselt wrap-upima, et meil on sükest mul on enda traditsiooniline küsimus ja Eldril on oma traditsiooniline küsimus. Aga ma võib-olla küsiks enda oma ennem ära. Kas on midagi, mida sa tahaksid minult või meilt nagu küsida? Ma küsiks siis seda, et mis põhjusel sa või teie või sina tundsid, et ma võiksin siia saatesse tulla, arvestades kogu ampluaat artistide ja kõigi mõttes, keda võiks nagu ka küsitada, et mis võib-olla oli nagu see, mis
mis tekitas selle tunde, kas need albumid kuuled, et mida mul võiks olla anda, et see... Minu puhul üks aspekt on see, vaata, et ma olen sinuga mingil määral juba tuttav olnud, et see on üks asi. Teine asi on see, et sa ikkagi eristud Eesti maastikul ka, et sa teed nagu selliseid asju, mida kõik ei tee. Just ongi nagu öelda introspektiivne räpp, vaata. Et jah, ja siis nagu mind huvitas ka see, vaata, et kus sa oled nagu tänaseks peaks nagu jõudnud, kus sul nagu see muusikaideed nagu tulevad, kuidas sa elu vaatad, kõike muud vaata, et ühesõnaga, nagu see muusika nagu köitis mind ja kuna ma nagu enam-vähem tunnen sind ja ma tean, mis vibe sul nagu on, et siis nagu, et see oli minu jaoks nagu no-brainer, nagu miks mitte. Et see tõenäoliselt tuleb huvitav vestlus. Ma küsin sinu kohta, ma küsin enda kohta, küsin tegelikult sinu käest enda kohta, aga ma küsin siis tegelikult sinu käest ka otse, et kogu selle projektiga, millega sina teed, pakud seda välja, et nagu sa mulle teed, et kus see ambitsioon nagu sind edasi võiks kanda või teid siis? Kus te näete ennast 5-10 aasta pärast? Minu puhul on see, et ma noorena mõistan, et ma olen nagu loominguline inimene ja ma tihtipeale olen külalistelt ka küsinud, ja ma küsin ka sinult, vaata, et kui sa muusikat nagu kuulasid noorena või räppi kuulsid, et kas oli nagu klikk, see on see, mis ma tahan teha? Ma arvan, et loome tervikuna mulle meeldib igasugune loome, ka kunsti mõttes. Ma nagu tunnen sama, et mul nagu polnud kunagi nagu ühte asja, et mis mind nagu, et see on minu teema. Ma lihtsalt tean, et mulle nagu meeldib luua ja nagu see ongi kõik, et ettevõtte nagu ongi just nagu selle põhjal, et seal on nagu nii palju uusi väljakutseid. Et võtta videograafi, fotograafi, muusiku, produtsendi, süke amet nagu endale õlule, et see on nagu, see on ideaalne mulle, sest seal on nagu, see ongi see, kes ma olen. Et ma saan nagu sellega kõiki loomingulisi pooli katsetada ja kui ma suudan nagu leiba ka veel teenida sellega, siis on nagu super. No, et see on nagu kõik, mis ma nagu nii-öelda elult tahan, et see on nagu minu ambitsioon või see on nagu see, mis ma tunnen, et mind siia maamunale nagu selleks nagu pandi jutumärkides. Okay. Ja ma usun, et Eldur, tema tunneb samamoodi ja ma usun, et Mait ka, et me kõik nagu mingil määral me oleme nagu alati teanud, et nagu, et noh, see loominguline pool oleme meie. Et loome annab head energiat. Jah. Okay. Et see ongi nagu meie asi. Ja Elduri traditsiooniline küsimus on see, et kas on midagi, millest sa oleksid tahtnud rääkida? Ja mis võib-olla ei rääkimata? Ma arvan, et see tänane vestlus minu jaoks nagu kattis selle pinna kõik ära, millest ma tahtsin välja, mida ma tahtsin jagada, et võib-olla just see lugu, et mõnikord need unistused võtavad ka aega, et siin on nagu jõuda, et need saab ikkagi nagu ära teostada või teha, et see nii-öelda hall argielu, mis on ka normaalne, et selle taustal ikkagi peab endast uskuma ja võib mingit projekte ette võtta ja just see sama inimestega suhtlus ka, et kellega selle kokku viib, et see on nagu hästi, hästi äge. Et noh, laiemalt saaks muidugi rääkida tervikuna sama see muusikamaastik nagu, et kes mida nagu teeb ja kuidas, aga ma arvan, et ongi, et igal ühel on vaba vali maa peal nagu valida, mida kuulata, mida arvustada, mida arvata, et selleks nagu eraldi saade, kuhu sa mind võib kutsutada albumit kuulama. Aga ma arvan jah, et suures plaanis mul lihtsalt see pakkumine siia tulla, noh, see oli ka mingi väljakutse nagu, olen nagu aus, et tulla ja ma ei tea, kui paljud seda kuulavad, loodan, et kuulatakse ja avab ka mingeid nagu uusi uksi, akneid, kõike. Kõik oleneb, kui hea sotsiaalmeedia klipib ma arvan, et mulle lihtsalt enda kohamist tuleb ikka jah, et kui inimesed tahavad, siis leitakse tegelikult ikka. Ja mina usun, et nagu meie projekt on selline, et inimesed, kui ma nagu statistikat vaatan, et inimesed nagu käivad tagant järgi kuulamas ja vaatamas ja otsimas, et kui see asi välja tuleb, siis inimesed nagu lähevad vaatavad eelmise asju ka. Et jah, et ma usun, et võib-olla kohe 1000 vaatamist ei tule, aga lõpuks tuleb ikka. Ai, ma arvan, et see nagu ei olegi nagu tähtis, et lihtsalt kui asi nagu enda poolt kokku, et ma olen siin korduvalt kuidagi vihjanud seda mingisugust iseenda koha tajumist, et ma pean aru saama, kus ma olen realist, et selles mõttes ka, et ma tean, ma saan aru, et ma eristungi ja ma võib-olla täna aktsepteerin seda paremini kui varem, et ma tean, mida ma nagu olen teinud, see ongi minu teema, kas see lendab või lenda, et see ei ole üldse tähtis, pigem ma nagu ise usun, et ma olen endast nagu parima andnud ja ma olen ise rahul,
et see sama iseendale tegemine minu jaoks kõige nagu kandvam ka selle kõige juures on, et ja tore, kui see kedagi kõnetab, kellegini jõuab. Et selles mõttes igasugune tagasiside on väga oodatud, see nagu hästi palju tõstab ja julgustab. Selles mõttes ma arvan, et sul pole midagi muretseda, sa saad head tagasisidet. Ja ei mõtlen, et ma tunnen, ma olen nagu selles mõttes heas kohas selle muusika mõttes ja tahaks nagu edasi pusida ka, et aga see on nagu aus, et mõtlengi, et kui keegi tahab midagi öelda, jagada, seinast seina kõik on nagu oodatud, et samamoodi mina räägin ka julgelt välja ja tunnustan teisina. Et nii palju head muusikat tehakse ümberringi ja ma tean ka seda, et tihtipeale seda tunnustust tuleb liiga vähe inimestele, kes seda vääriks. Ja ma vahel teadlikult võtan selle positsiooni, et ma olen siis see vend, kes märkab ja lihtsalt jõuab ütleb asju välja, siis muidu keegi teine ei ütle. Ja seda on väga vaja, ma tunnen, et nagu sellest on nagu puudus, ehk siis, et nagu me ju isegi kui sa vaatad sõprussuhteid, mis on pikalt kestnud, vaatad, me vahepeal nagu unustame üksteisele asju ütlemata. Seega respekt ka teile, et siin seda asja pusite ja teete. No aitäh, see on suur vaev, et meil oli nüüd nagu väike paus, aga me üritame kogu seda asja kõrgemale kaugemale kui varem, et jah. See väljakutse on tohuta, aga see ei hirmuta meid. No väga hästi. Aga okei, siis aitäh vaatamast ja